Viimases Leopard tanki ehitamise osas teeme pinwash'e, chipime seda tanki veidikene, chipime seda veel natuke rohkem ja tekitame siuksi mudatriipe ja pritsime veel natukene siukest märga muda ka sellele. Alustagem siis pinwash'ide tegemisega. Selleks läheb meil vaja antud juhul siis Ammo-Migi email wash'i, mis on mõeldud rohelistele sõidukitele. Tundus siukene mõistlik plaan, sellepärast et see sõiduk on roheline. Ja mõte on siis selles, et tuleks varjutada või kanda see wash sellistesse recessionitesse või siukestele nagu õnarustele ja paneeli vahedele, kuhu tekivad varjud. Et see siis teoorias annab sellele pinnale justkui siukse, nagu tehislikud varjud. Et ei oleks nii lame kõik ja tekib siukene kena voluum. Ja asi näeb nagu oluliselt parem välja. Nagu siin juba ka näha on, siis tulevadki nagu pinnavormid kuidagi niimoodi paremini esile ja see siis muudab selle mudeli oluliselt põnevamaks vaadata. See on siuke huvitav asi, et see wash või see vedelik, siis email tuleb sinna pragudesse niimoodi ajada ja siis üleliigne pärast seda, kui see aine on seal natukene kuivanud, tuleks eemaldada kohtadest, kust me teda näha ei taha. Et seda ma siin praegu siis teen. Et tegelikult tuleks lasta päris hästi ära kuivada. Et ütleme näiteks 10 minutit ja siis hakata eemaldama, sellepärast et vastasel juhul see vati tupsakas tahab välja imeda sealt ka tahab välja imeda ka nendest kohtadest selle aine või emaili siis, kus ta nagu jääma peaks. Et jätkame siin selle sama tööga siis ja üle käia tuleb kogu sõiduk, ehk siis antud juhul tank. Et vaatame, kuidas siis asi edeneb. Et nagu kõikide asjade puhul siis mina tegelen sellise pinwash imisega absoluutselt esimest korda, seega põhimõtteliselt ma ei tea, mida ma teen, aga eks ma katsun endast parim anda ja vaatan, mis sellest välja tuleb. Kogu protsess võib olla siis üsna aeganõudev ja töö käigus ma tegelikult avastasin, et seda emaili oleks mõistlik veel lahjendada. Seda saab teha selle sama emaili nagu lahjendaga, vedeldajaga. Et sel juhul muutub ta paremini voolavaks ja ei pea nii väga nagu tupsutama neid paneeli nagu ääri võib-olla ja siis ta ei määri ka nii palju seda kõrval olevat pinda, et tegelikult vedelamana ta kuidagi voolab oluliselt paremini sinna paneeli vahedesse. Järgmisena siis tuleks ette võtta chippimine. See siis põhimõtteliselt kujutab endast nagu värvikahjustusi, kus on toimunud mingisugune kontakt värvipinnaga, kus värv on eemaldunud ja on paljastunud siis alt värske metallpind või raudpind. Reeglina siukene täke kipub rooste minema. Ja värske chip üldiselt on eheledam kõrval olevast pinnast. Nii, ja kuna me pintsliga värvime, siis jällegi natukene värvi
kuivamise aeglustit läheb sinna värvi hulka, et ta kohe ära ei kuivaks, nagu akrüülvärvidele on nagu lihtsalt omane. Ja hakkame siis chippima, selleks ma kasutan sellist vahtkummi tükki, mis on lihtsalt kusagilt suvaliselt võetud ja tupsutan seda pinda nendest kohtadest, kust ma arvan, et võiks toimuda mingisugune kulumine, ehk siis seal hatchide või luukide ümber kindlasti tegevus toimub. Sealt piiluvad välja need kodanikud või siis inimesed, kes selle tangiga sõidavad, kes seda juhivad, kes seal toimetavad ringi, sisse välja, kõik värv kulub ja siis kindlasti on selle tangil ka teisi kohti veel, mis hakkavad kuluma, kui seal peal näiteks liikuda või kui see sõiduk lihtsalt on nagu kasutuses. Et eriti vastuvõtlik igasugustele vigastustele, kulumistele on loomulikult kõrgemad ääred näiteks. Et sinna võib tekkida süüksi värvivigastusi väga vabalt. Ja niimoodi jällegi esimest korda elus kujutan ette, et kus või mis võiks olla ja nii ta vaikselt läheb, et kindlasti jällegi kaugeltki see asi ideaalne välja ei tule, aga proovimiseks see üritus on ju ette võetud ja proovime anda endast hetke parima igal juhul. Et siis üleliigne värv tuleks sealt svammisest välja kuivatada, muidu tekivad väga suured siuksed värvilaigud, mida me ei taha kindlasti. Et pigem peaks olema siukene suht tagasihoidlik. Et siingi näen, et või siin siis toimub tangi esiosa chippimine, et eriti jõuliselt või niimoodi isuga ma panin seda veoaasadele. Et seal siis on igati loogiline, et kui sinna panna mingisuguseid nagu trosse külge aasaga, et siis nendes kohtadest värv võiks nagu maha tulla. Ja samuti esiosa põhja alt, et kui selle tangiga igalt poolt läbi majade, üle puude ja jumal teab, mille sõidetakse, et siis kindlasti see esiosa nagu alumine plaat on see, mis kõige rohkem nagu võiks viga saada. Et sealt seda värvi kraapimist võiks toimuda. Ja need nurgad nüüd, sealt toimub jälle liikumine, sealt ma kujutan ette, et tangi meeskond ronib üles enda nagu positsioonidele. Ja siit külje pealt ma mõtlen ka, et äkki nad võiks üles ronida. Seal on isegi siuksed aasad, kus saab kinni hoida ja peale astuda, nii et siis sinna väike chip. Ja samuti seal külje nagu põlles on siuksed augud, kus tõstetakse seda põlle üles. Et ma kujutan ette, et sealt võiks ka nagu asi natuke chippida ja võib-olla isegi veits rooste minna, nii et nende aukude ümber ma mõtlesin, et siis teen natuke rohkem neid chippe. Ja veel natuke siit ja sealt, et kuidagi nagu põnevam oleks, et võib-olla mul kohati tundus, et ma pingutan üle, aga eriti siukse suhteliselt uue tangi puhul ja veel sakslaste oma ka, et ta ei saa ju väga roostes olla. Et ma ei tea, kas ükski Leopard tegelikult lahingus on osalenud, et aga nii on, et katsetamise asi. Ja esimene tulemus on siin selline, et nüüd järgmine samm on võtta see tumedam chippimise värv ja hakata tegema seekord siis pintsliga üle neid heledaks võõbatud kohti, et siin ta siis on. Et see annab siis siukse efekti, justkui oleks alt paljandunud metall, mis on siis hakanud kergelt kas roostetama, korrodeeruma või lihtsalt paistab sealt alt välja. Ütleme siukene pruunikas kruntvärv. Et võib olla nii ja naa. Et see on juba natukene siukene aeganõudvam töö, sellepärast, et tuleb üsna hoolikas olla, et mitte väga nagu kuidagi seal kõrvale kalduda nendest heledatest laikudest, sest see hele osa peaks nagu moodustama tumeda laigu ümber siukse
ala. Ja ongi, et kõiki neid heledaid laike ma ära ei värvi, et mõnest kohast on värv küll natuke viga saanud, aga alumine nagu tanki keremetall ei ole sealt paljandunud. Seega ma teen tumeda värviga, ehk siis selle justkui põhjavärvi avaldumisega ainult mingisugused vähe räigemad või suuremad siuksed alad, kus siis oleks nagu loogiline, et värv on täiesti metallini niimoodi siis kuidagi eemaldunud selle tangi pealt. Siin on nüüd näha ka, et tegelikult seda heledamat värvi on päris palju ja tegelikult niimoodi vaatad peale ja võib tekkida täitsa segadus, et kust ma nüüd nagu peaks värvima või mis siin toimub, et asi on päris kirju. Et pigem võiks nii palju kere või värvikahjustusi pigem olla siuksel mingisugusel vanemal mingisugusel teise maailmasõja soomussõidukil. Aga kuna minu eesmärk on nagu proovida eelkõige toodet ja teha endale mingisuguseid tehnikaid selgemaks, et siis ma olen pannud ikka siin päris isuga seda heledat džippi peale sellele tangile. Ja tegelikult ei saa kurta, et välimus on ju siuke enam-vähem. Et võib-olla neile, kes on juba pikemat aega tegelenud selle hobiga ja värvinud, ma ei tea, 10 kaupa tanke, et sellele jällegi on võib-olla siukene kerge äratundmine, et ohoo, et algul tegin ka, et siis tegin nii ja päris äge oli, aga tegelikult siin õppimist on kindlasti palju. Ja mida edasi, seda kindlasti paremaks see töö nagu muutub. Aga huvitav sellegi poolest, et kui ma neid siin paarkümmend aastat tagasi mudeleid ehitasin, et siis siukestest tehnoloogiatest ja võimalustest mul ei olnud nagu aimugi, et selles mõttes kõik on ikkagi uus ja tegelikult juba väga huvitav. Ja loomulikult aina huvitavamaks kindlasti läheb, mida edasi me neid etappe ja tehnoloogiaid ja värve siia peale paneme. Et peale džippimist see asi näeb siis sedasi välja, et vaatame, mis võiks olla järgmine etapp. Ja loomulikult, kus on rooste, seal tavaliselt hakkab see rooste kuidagi gravitatsiooni mõjul allapoole ronima. Nii et ammo streaking pressure, see tähendab, et see on siukse nagu triibutamise nagu pulk või pintsel või vahend. Seal otsas on siuke plastikust suhteliselt kõva otsaga nagu pintsel, ta tegelikult ei koosne karvadest. Et on siukene terava otsaga plastik, millega saab siis tõmmata suhteliselt peeneid triipe. Ja proovimegi nüüd niimoodi, et need suuremad roostes kohad justkui tekitakse efekti, nagu oleks neist nõrgunud alla vee abil siis, et sademe veega või sademetega niimoodi roostest nagu vett ja siis see loomulikult määrib seda pinda. Et see annab jälle sellele rooste efektile või siis chippingule nagu uue mingisuguse siukse jälle mõõtme, et teeb selle pinna nagu kuidagi siukseks realistlikumaks.
ja see oli nagu päris huvitav, et ma olin jälle üllatunud, et ta tegelikult toimib jube hästi. seal peab ainult vaatama, et selle nii-öelda pintsli küljes ei oleks liiga palju värvi, sest vastasel juhul lihtsalt hakkab ta tekitama nagu laike ja seda mul seal mõned korrad juhtus ka. Et tegelikult saaks seda puhastada tolle sama enamale thinneriga, aga ausalt öelda seda võimalust millegipärast ei kasutanud. Nüüd tagantjärgi mõeldes mõtlen, et võib-olla on kohti, kus natuke oleks pidanud seda efekti nagu tagasihoidlikumalt tegema, aga noh, nüüd niimoodi ta läks, et järgmine kord targem. Aga nii üldiselt võib öelda, et see efekt minu arust toimis nagu päris hästi, et iseenesest ma olen üsna rahul, kuidas see välja kukkus. Et jälle väga huvitav toode. Ma ei tea tõesti, mis selle tankiga on juhtunud või mis rahe alla ta jäi, kas kuulirahe või mingi muu rahe, aga igal juhul on ta kuidagi üsna siuke ära kulunud ja noh, ma ei tea, eelmises videos ma arvasin, et äkki ta on lahingus käinud, aga äkki tõesti. Kui keegi teist teab, kus lahingus leopardid on kasutatud, siis kommentaariumisse palun teada anda. Järgmiseks võtame umbes samasuguse siukse huulepulga nagu moodi topsiku ette. See on siis tegelikult õlivärv, kus on kaasas ka pintsel. Ja sellega saab teha nagu mitmeid trikke. Esiteks on vaja nende tööriistade varred teha kuidagi nagu ehedama välimusega. Et praegu nad on siuksed natuke liiga heledad ja puidu tekstuur on justkui puudu. Aga seda sai siis teha selle sama õlivärviga. Et kui nad on värviseks tehtud, saab nad lahjendada ja tõmmata puidu tekstuuri pidi sealt värvi maha, nii et tuleks alumine heledam värv ka välja, et siis näeb asi nagu üsna siuke realistlik välja. Nii, kuidas tundub, juba parem. Ja õlivärvidega saab siis ka tegelikult varjutada, et eriti tore on teha näiteks luukide ümbert, kuhu kindlasti tekib siuke vari ja võib-olla koguneb sinna ka mingisugust mustust ajapikku. Et siis õlivärv on üsna hea vahend selle siukse varju ja igasuguse kõntsa nagu imiteerimiseks. Et taaskord sinna enne suht robustselt võib selle õlivärvi sinna peale määrida ja emaili lahjendajaga pärast saab selle värvi seal niimoodi ilusti ära hajutada. Et seda me kohe näeme ka, kuidas see siis toimib. Et tuleb kasta pintsel, natukene suurem pintsel, seekord korralikult sinna enamale thinnerisse ja siis sellega lihtsalt see õlivärv niimoodi mööda seda torni selle laiali hajutada. Et see on ka jällegi efekt, millega ma olen nagu, või noh, mille osas ma olin nagu väga imestunud, et see tõesti toimib jube hästi ja visuaalselt isegi nagu reaalses elus on ta päris kõige äge. Et soovitan igal juhul proovida, kes veel ei ole proovinud. Et nagu siingi pildi peal nüüd näha või noh, videos siis, et ta ikkagi tekitab jällegi see sõna voluum, mida ma ei oskagi eesti keeles nagu öelda kuidagi hästi, aga see on lihtsalt jube äge, kuidas see tegelikult toimib, et proovi ja sa ei kahetse kindlasti.
nii et õlivärv on kindlasti üks asi, mis tasub jälle omal tagataskus hoida, kui hakkad sihukest sõidukit värvima. Ja kuna seal üleval luukide ümber see jube hästi toimis, siis ma loomulikult mõtlesin, et aga miks ainult seal. Ja kasutasin teda ka teistes kohtades, nagu näiteks siin külje peal ja sihukestes teravamates nagu nurkades või sisenurkades siis, kus päike võib-olla nii hästi ei paista. Ja siis siin nüüd relva sihukene, ma ei tea, presendist kate, ütleme niimoodi, et ta ei ole metall. Et siis ma tõin sellega natukene selle pruuni õlivärviga välja, et ta natuke eristuks. Et ta ei ole päris selle tangiga sama nagu materjali ja sama värvi. Ja nüüd on juba päris hästi ja jätkame siis muda ja nagu pinnase pealekandmisega, et seda ma plaanin panna sinna alla osasse, kus ta siis päriselt ka võiks koguneda, kui selle tangiga kuskil sellises veits mudases või tolmuses keskkonnas sõita. Et siis tekivad külje peale enamasti siuksed tolmutriibud. Et esialgu kannangi pinnale lihtsalt pintsliga selle aine. Ma ise jälle arvan, et natuke pingutasin üle ja läks liiga palju. No vaatame, mis sellest välja tuleb. Et seekord ma kasutan siis hajutamiseks siukest kammi moodi pintslit, kus on osad nagu harjased vahelt välja lõigatud, et see siis kuidagi mugavalt nagu näha jätab siuksed nagu üsna kenad triibud sinna tangi külje peale. Aga jah, et kuna olen algaja, et nagu on näha ka, et võib-olla natukene liiga palju läheb seda värvi ja võib-olla seda tolmu ja siukest muda nagu sai nagu liiga palju. Aga mis teha? Jälle targem, järgmine kord pisut tagasihoidlikumalt. Või samas me ei ole sellega veel lõpetanud, et vaatame, mis välja tuleb, et võib-olla nagu lõpus on täitsa okei. Et külje peale juba sai, et siis natuke tuleb ette ka panna, et eks ta lendab nagu ette ja taha ja sinna igale poole, et kui me nüüd kujutame ette, kuidas näiteks auto määrdub, et eriti praegu siin talvisel hooajal, et kõik on kindlasti näinud, eriti autoomanikud, et sihukene porikiht tavaliselt tekib kuni kuskile natuke madalamale kui auto küljeaknad võib-olla. Ma siin selle tangi puhul lähtusin samast põhimõttest, et see tolm ja pori jõuab sinna külje kaitsme nagu kohale enam-vähem. Ja siis nüüd toimub siin selline asi nagu spekling ehk siis poripritsmete tekitamine, imiteerimine. Seda saab siis teha väga lihtsalt, võtta sihukene hambatikk, pintsel värviseks teha ja siis niimoodi pritsida lihtsalt sealt seda värvi niimoodi sinna, kus iganes teda vaja on, et siis minu puhul külje peale ja nagu näha, siis on natuke läinud isegi torni peale ja kõrgemale, et põhimõtteliselt pori võib ju pritsida ka natuke kõrgemale, aga sihuke põhimass on ikkagi seal sihukese alumise poole peal. Ja siis teiseks sinna heledama peale läheb nüüd natukene tumedam email. Et see siis kujutab sihukest märga pori justkui, märja pori pritsmeid või larakad, et ma kujutan ette, et see tank on läbi sõitnud kuskilt mingisugusest päris suurest sihukesest porilombist ja tõenäoliselt sellepärast on ta ka nii mustaks saanud. Ja lõpetuseks siis tuleb see töö kõik nii-öelda ära siilida ja lasta peale lakk. Seekord Ammo mattlakk, mis läheb taaskord kõige otsa nüüd siis aerograafiga. Et kasutan jälle võimalust ja panen laki otse aerograafi anumasse ja siis jällegi lahjendan seda natukene akrüülik thinneriga ehk siis akrüülvärvi lahjendajaga, et saada ta veidi vedelamaks. Et siis ta lihtsalt voolab paremini.
ja nüüd ei olegi muud teha, et kõik efektid on nagu peale kantud sinna nii palju, nagu ma kavatsesin teha ja see tank tuleb üleni lihtsalt mati lakiga üle teha ja siis ongi põhimõtteliselt see katse lõpetatud. Et ämmo tooted minu jaoks toimisid nagu väga hästi, et kuna nad on kõik akrüültooted, siis loomulikult on nüansse, mida tuleb jälgida, et põhiline on see, et neid värve ja tooteid ei saa lasta nagu ühe koha peale palju, et eriti esimene kiht peab olema hästi õhuke ja siis nad toimivad nagu hästi. Et kindlasti nende värvide puhul on ka veel tegelikult palju õppida, et räägitakse, et ämmo akrüülvärve võib ka lahjendada näiteks Mr. Hobby leveling thinneriga, et pidi andma häid tulemusi, et tegema siukse vedelama, mitte vedelama, aga ühtlasema siis siledama pinna, et see võib olla päris tõsi. Et ma kujutan ette, et see on midagi, mida ma proovin kindlasti tulevikus. Aga nüüd siis võib nautida lõpptulemust. Et tegelikult siuke päris huvitav, et 100% rahul ma selle tööga küll olla ei saa, aga arvestades, et see on tõesti täiesti esimene kord kõikide nende tehnoloogiate proovimiseks, siis üldjoontes ütleme, et kõva 3+ võib-olla või tegelikult võib-olla isegi parem, et nii karm ka ei tasu olla, aga kes juba on nagu kõvemad kännud, need võivad alla siia kommenteerida, et kuidas tundub, kas on nagu lootust ja tasub edasi tegeleda selle asjaga või tuleb nii-öelda püss nurka visata ja mingisugune uus hobi leida. Et ei, ma arvan tegelikult, et nali naljaks, et lootust on. Et tuleb ikka edasi panna ja ennast nagu edasi harida ja harjutada ja võib-olla siis juba edaspidi saab nagu paremaks. Aga naudime nüüd kõik koos seda kena tulemust ja vaatame, kuidas siis asi tegelikult välja kukkus. Ja tänud kõigile, kes on jõudnud selle pika seeria ära vaadata ja eriti selle kõige pikema viimase video. Kindlasti vajutage siis kenasti, et see värk teile meeldib ja tore oleks, kui subscribe nupp ehk telli nupp on ka vajutatud, sellepärast et siis on lootust, et ikka hoian lippu kõrgel ja neid YouTube'i videosi eesti keeles tuleb edasi, sellepärast et mida rohkem vaatajaid ja jälgijaid, seda rohkem YouTube pakub teiesugustele huvilistele seda videot vaatamiseks. Nii et olge tublid ja kohtume juba järgmise mudeliga.